annaksid meile ilmutuslike teadmistena. Isa, palun, et me kasvaksime sinu tundmises, teaksime, missugune sina oled ja mõistaksime sinu plaane. Isa, ava mulle sõna uks, rääkida välja just neid asju, mida on inimestel vaja. Isa, et me võiksime olla targad ja tugevad ja teha õigeid otsuseid ja õigeid valikuid ja mitte komistada erinevate probleemide või keerukate situatsioonide otsa. Isa, ma tänan sind selle hea töö eest, mis sa teed Jeesuse nimel. Amen. Amen. Nii, ma olen rääkinud siin nüüd juba 3 korda, täna on siis 4. kord ja räägin edasi takistustest tervenemise tee peal. Nüüd, Jumal tahab, et sa võiksid olla terve. Amen. Ja me oleme lugenud ühte kirja kohta siin päris palju ja loeme seda uuesti. See ei tee üldse paha seda lugeda uuesti. Ja see on Markuse evangeeliumi 1. peatükis ja 40. salmis. Aga nagu sa võib-olla on meelde jäänud, mina loen seda ühes huvitavas telkes. Et kõigil teil vist ei pruugi seda olla, seda eesti keeles tegelikult ei eksisteerigi. See on mul inglise keelest ära tõlgitud või ära lastud tõlkida täpsemalt. Natukene võib-olla korrigeeritud. Aga siin ta ütleb niimoodi siis 40. salmis ja ma loen siis Passion tõlget. Ühel korral tuli üks pidajatõbine, langes Jeesuse ette ja anus oma tervendamist, öeldes: sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Sügavalt liigutatuna õrnast kaastundes sirutas Jeesus käe, puudutas pidajatõbise nahka ja ütles talle: muidugi ma tahan, et sa saaksid terveks. Saa nüüd puhtaks. Kohe kadusid tema pidajatõve haavad täielikult ja tema nahk muutus siledaks. Nüüd seesama fraas on üks asi, millele tasub tähelepanu juhtida. Sul on vägi mind kohe terveks teha, kui sa vaid tõesti tahad. Nüüd see on tegelikult väga paljude, nii isegi maailma inimeste, kes võib-olla Jumala olemasolu tunnustavad, ja ka kristlaste küsimus. Või siis seesama, mis nad ütlevad. Jumal, sul on vägi, et mind terveks teha. Aga ja ütleb, kui sa vaid tõesti tahad. See näitab seda, et inimestel ei ole kindlat veendumust selles, et Jumal neid tahab terveks teha. Nüüd hämmastav on see tegelikult, et see ei ole mitte ainult niisuguste, kuidas me nimetame, traditsionaalsemate koguduste teema või ütleme, et inimesed, kes ei ole nagu tervenemisest kuulnud. See on vahetevahel ka tegelikult seesama küsimus, mis on õhus ka isegi nimetatud karismaatiliste kristlaste seas, kes on kuulnud tervenemisest ja kuulnud sellest õpetusest, aga see ei ole jõudnud nende südamesse. Sest et nad tegelikult ikkagi on ootamas, millal see ükskord sünnib. Jumal, millal sa mind terveks teed? Millal see probleem ära kaob minu elust? Jeesus vastas talle: ma tahan, saa puhtaks. Ja paneb oma käe tema peale ja see sünnib kohe. Ja see on Jumala tahe kõigi meie jaoks. Sa ei pea, nagu öeldakse, selle haigusega veel aastaid käima, sellega vaevlema. See ei ole Jumala plaan. Jumala tahe on kohe, et sa võiksid selle saada. See on tema plaan. Aga nüüd ma olen rääkinud just nendest takistustest tervenemise tee peal ja me peame aru saama seda, et on ka mõningaid takistusi, mis võivad tulla ette selle tee peal enne, kui see tervenemine nii-öelda reaalsuses ka sünnib. Meil on vaja need takistused sageli üles leida ja need kõrvaldada. Ja vahetevahel see ei pruugi üldse midagi väga palju olla. Üks muudatus ja asjad muutuvad väga kapitaalselt. Nüüd ma rääkisin sellest, et meil on vaja teada, mis on Jumala tahe. See, et Jumal tahab, et me võiksime terved olla. Siis teine element, mida me näeme, mida Jeesus väga palju piiblis rõhutab, on meie usk. Ja me näeme, kuidas inimesed, kes tulevad tema juurde ja tahavad terveks saada ja ka saavad terveks ja väga paljude puhul meil on piiblis neid detailse kirjeldusega lugusid, kus Jeesus kedagi terveks teeb 19 tükki. Nüüd see number, sellega võib natuke kõikuda, sellepärast, et kuidas me loeme, kas me loeme ka need sekka, kus mõni seestunu saab vabaks või ei loe.
Nüüd see mingis mõttes see on ka tervenemine tegelikult. Nii et ja samas on ka see, kui sa loed mõningaid lugusid, siis meil on näiteks ühes evangeeliumis kirjeldatakse 2 pimedat, kes saavad terveks ja teises evangeeliumis kirjeldatakse 1 pimedat. Ja tegelikult sa võid aru saada, tundub vähemalt, et need on tegelikult üks ja sama lugu, aga kirjeldatakse ühes 1 osa ja teises teist osa. Nüüd selles mõttes, et tähendab, et nii-öelda ühes on 1 neist kirjeldatud ja teises on 2 kirjeldatud. Aga nii et sellepärast võib tekkida vahest nende numbritega segadus, aga jääme selle juurde, sellepärast ma ütlengi umbes 19, mitte et ma ei oska lugeda piiblis, vaid lihtsalt see, et me segadusse ei satuks. Aga need on need detailsed lood, kus siis inimesed tulevad Jeesuse juurde, tahavad abi, tahavad terveks saada ja Jeesus ütleb väga sageli, ja me näeme see üks põhilisi asju, millest ta räägib nende inimestega, on see, et kui nad on saanud terveks, sinu usk on sind aidanud. Sulle sündigu nii, nagu sina usud. Kas sa usud, et ma võin seda teha? Ja me näeme, kuidas Jeesuse väga tugev rõhk tervenemisega seoses on usu peal. Ja nii-öelda, me ei näe, et ta ütleks kellegile, me ei tea, ja kui Jumal tahab, siis võib-olla sa saad terveks. Ta ei ütle kunagi midagi sellist. Ja see sõltub sellest, kas Jumal tahab või Jumal ei taha sind terveks teha. Jällegi seda ta ei ütle kordagi. Ta ütleb alati, sinu usk on sind aidanud. Või siis ta ütleb, kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja me näeme, kuidas tervenemisega seoses on väga tugev rõhk pandud usule. Järelikult, mida me peame tegema, kui me tahame samasuguseid tulemusi ja tahame teha Jeesuse tegusid, me peame rõhutama väga tugevalt usku. Nüüd mõned ütlevad, aga inimesed võivad ju niimoodi minna hukkamõistu alla või süütunde alla, et nendel ei ole piisavalt usku. Nüüd, kes on inimeste süüdistaja, mida Piibel ütleb? Kurat on inimeste süüdistaja. Ja me peame lugema Jumala sõna mitte kui ühe süüdistusena meile, vaid me peame nägema seda võimalusena ja me peame nägema seda abina, mida ta pakub meile. Kui me avastame, et meie usk on nõrk, siis me peaks mõtlema, mida ma saaksin teha, et see usk võiks tugevamaks saada. Mitte me ei mõtle seda, mul on nii nõrk usk ja mis ma nüüd teen, ma ei kõlba kuhugi. Mis sellest kasu on? Parem võtta ja hakka midagi peale sellega. Muuda see olukord. Ja sul on võimalik midagi teha selle jaoks ja midagi keerulist tegelikult Jumal ei oota. Amen. Nüüd, täna ma räägin tegelikult ühest alast, mis on päris sageli tegelikult takistuseks tervenemise tee peal ja kogu see nimekiri, mis ma siin läbi käinud, ei ole kindlasti lõplik. Sinna võiks veel panna erinevaid asju. Ma olen kunagi rääkinud kas ühe seeria, miks kõik kristlased ei saa terveks või nii-öelda ja käinud läbi erinevaid teemasid ja siin on veelgi mitmeid alasid. Näiteks ma puutusin ka ühte teemat. Need on loomulike seaduste eiramine. Näiteks üks asi, ma viskan selle vahele, kui mul see praegu esile nagu tuli. Vaata vahel mõned inimesed eiravad teatud loomulikke seadusi ja see on see põhjus, miks nad ei saa terveks. Mis sa mõtled selle all? Ja need inimesed kurnavad ennast näiteks välja ära. Ehk siis tähendab seda, et nad töötavad üle ja tähendab seda, see toimub pidevalt. Kui sa vaatad, Jumal pani vanas lepingus paika nendele ühe käsu, et nad peavad hingamispäeva pidama. Nüüd mõni ütleb, me ei ela vana lepingu all, me ei pea hingamispäeva pidama. Ja sul ei ole nagu öeldakse kui üks jäik käsk pandud. Aga kui me näeme seda tegelikult, kuidas Jumala sõna räägib sellest, et me peaksime puhkama. Nüüd, kas sa tead seda, et minul täna on tööpäev? Eks ju? Ma ei saa öelda, et mul on hingamispäev selles mõttes või puhkepäev. Nüüd sinul mingis mõttes tegelikult on puhkepäev tegelikult. Ma usun, et ta peaks vähemalt olema. Ja kuigi, et sa ütleme, mitmed inimesed on ka midagi siin tegemas koguduses ja osalt sa ikkagi oled andmas ka oma poole pealt. Aga nüüd see ongi sama iva, et mina olen ka valinud enda jaoks, et mul on mõni teine päev puhkepäev tegelikult sageli. Aga ma ikkagi, praegu küll meil on üsna aktiivne tegutsemine, aga sellegi poolest me peame võtma endale puhkuse ajad. Amen.
Ja kui sa seda pidevalt eirad, vahest isegi mõned inimesed teevad seda aastate viisi, ignoreerivad seda ja nad, nagu öeldakse, mõni ütleb, et me läheme puhkusele ja siis nad lähevad sinna, kuhu iganes kohta nad siis lähevad ja siis see tegelikult ei näe üldse välja nagu puhkus. Sest siis joostakse seal ja käiakse seal ja tehakse seda. Ja ma saan aru, mõni inimese jaoks võib-olla see ongi aktiivne puhkamine, aga sellegi poolest sul on vaja, nagu öeldakse, siiski ka vahest tempo maha võtta ja ka füüsiline koormus maha võtta. Amen. See sõltub sinu töötüübist, nii et selles mõttes järgi oma südant nendes asjades, kuidas Jumal sind juhib, et sa pead endale võib-olla sättima mingisuguse puhkamise viisi. Amen. Ja lisaks sellega, kui sa tööl käid, siis tavaline tüüpiline, ütleme, inimeste graafik on see, et nad lähevad hommikul siis kella 8 tööle ja õhtul, ütleme, 5 ajal, ütleme, lõpeb, kõigil ei pruugi sama graafik olla, aga ja siis, kui nad tulevad koju, siis sul tegelikult on ka ikkagi aeg ja kui sa peaksid ka kasutama seda ka puhkamiseks. Amen. Ja ainus puhkamise meetod või viis ei ole selle helendava ekraani ees istuda. Amen. Meil just see Kai pole veel märgandki. See televisiooni värgendus, meil on see leping on alles ikkagi. Saatis just kirja, et kui te peate mingisuguse uue modemi endale tellima, ma mõtlen, mis ma tellin sellest? Pole vaja seda. Mis mõte mul on? Ma vaatan, äkki ma saan mingisuguse muu lepingu endale teha lausa sinna. Sest et see aparaat on muutunud selliseks selles mõttes, et nii-öelda me kasutame seda hoopis teistel eesmärkidel, me vaatame jutlusi kogu aeg sealt. Sa ütled, kas televiisorist ei olegi midagi vaadata. Ei, no, ma ei keela seda vaadata, aga sa pead leidma endale ühe viisi, kuidas sa, ütleme, oma aega sisustad ja millega sa oma aega täidad. Amen. Nii et sellega ma ei ütelnud, et ei tohi vaadata midagi taolist, aga et sa pead jälgima seda ja tegelikult see sama loomulike seaduste eiramine. Mõne inimene teeb seda muudel aegadel, nii-öelda puhkamiseks ei võtta aega, vahel ka ta ei mõtle oma toitumise peale. Amen. Liikumise peale ei mõtle. Amen. Need on kasulikud asjad tegelikult. Sa pead leidma endal mingi viisi liikumiseks, mingisuguse koormuse tekitamiseks, et sa saaksid, nagu öeldakse, nii-öelda ka seda samast, et tänase päeva elustiil, ütleme, väga sageli ei ole sellise koormusega, kui ta võib-olla aastakümneid või isegi aastasadu tagasi oli. Inimesed sageli nad ei liigu sellest, et ei ole vajadust lihtsalt selleks. Sest et mis on? Väga suur protsent teist tulid siia ju kas auto või mingi transpordiga ja see on loogiline, kuna distantsid on arvestatavad. Siis sellegi poolest tol ajal, nagu öeldakse, inimesed pidid kohale sageli kas kõndima või mis iganes kombel liikuma ja see nõudis neilt pingutust. Okei. Aga lähme tänase teema juurde ja vaatame tegelikult sükest teemat nagu sõnakuulmatus. Ja see on üks tõsine takistus tegelikult just ka tervenemise juures. Ja vaata, Jesaja 1.18. Nüüd see kirjakoht sõna-sõnalt kohe tervemisest ei räägi. Aga me näeme siin ühte analoogiat ühe teise kirjakohaga, mis me hiljem otsime välja. Ja siin Jesaja ütleb niimoodi 1.18 siis. Ja ütleb, tulge nüüd ja seletagem ise keskis, ütleb Jehova. Kuigi teie patud on helepunased, saavad need lumivalgeks, kuigi need on purpurpunased, saavad need villasarnaseks. Kui te tahate ja kuulate, siis te saate süüa maa parimat. Aga kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk, jah, Jehova suu on kõnelnud. Kas pole huvitav, ta ütleb siin, et kui me tahame, ja mitmed tõlkid kasutavad siis teist sõna järgmiseks, olete sõnakuulelikud. Mitte ainult ei kuula, vaid olete ka sõnakuulelikud. Tegelikult väga sageli piiblist, kui meil eestikeelne tõlgib ka selle kuulama, siis sageli ta räägib ka kuuletuma. Oleks teine, mis võime juurde panna. Et see on väga oluline ka, see küsimus ei ole selles, et sa ainult kuulad ühe jutu ära, vaid see on see, et sa otsustad sellele kuuletuda. Et sa otsustad teha seda, siis mida sulle räägiti. Ja siin ta ütleb siis, kui te tahate ja olete sõnakuulelikud, siis te saate süüa maa parimat. Nüüd see räägib küll materiaalsetest asjadest, see kirjakoht. Aga see sama printsiip kehtib tegelikult ka tervenemise kohta. Sest kui sa vaatad, mis sa siin ütleva, kui te tõrgute ja panete vastu, siis sööb teid mõõk. Jah, Jehova suu on kõnelnud. See räägib sellest, et inimese ellu võib tulla, mis asi, hävitus.
Ja saame aru, siin võib-olla räägib küll sõna-sõnalt, aga ma arvan, me võime seda ka võrdpildina rääkida, täna me hiljem vaatama seda ka, kuidas teatud tüüpi hävitus ja häving võib inimeste ellu tulla ja mis puudutada ka tervenemist just tänu sellele, et nad on sõnakuulmatud. Nüüd mõni ütleb, et no aga ma tegin siis midagi halesti ja ma tegin seda halesti ja siis ma eksisin ja mis iganes. Kas sa parandasid meelt? Ja ma parandasin küll meelt. Siis kas Jumal mäletab seda? Kas see on sinu arvel alles? Siis sul ei ole ka põhjust seda uuesti enam meelde tuletada. See on väga oluline see, et me teaksime, piiblis on mitmed kirjakohad, mis räägivad meie pattudest ja eksimustest. Ta ütleb, et need on mere sügavustesse uputatud. Tema annab andeks ja puhastab sind kõigest ülekohtust. Ja siis ta ütleb, et Jumal ei tuleta sulle meelde neid asju ja ta ei pea neid asju meeles. Need on erinevad kirjakohad. Me peame teadma seda, et kui sul mingisugune vana eksimus või asi tuleb meelde või see nagu justkui tuleb just selles situatsioonis uuesti meelde, see ei ole Jumal muuses, kes sulle meelde tuletas. Sul on küll oma mälu olemas, aga sageli see võib isegi kurat olla, kes sulle seda meelde tuletada üritab. Ja seda nina alla hõõruda. Ja sa ei peaks seda üles võtma uuesti. Sa ei peaks seda hakkama ütlema, aga ma tegin siis seda valesti või tegin niimoodi või elasin valesti või mis iganes. Võimalik, sa tegid seda. Aga Jumal on selle sulle andeks andnud, ta ei tuleta seda meelde ja ta ei pea seda meeles ja tema ei ole see, kes sulle seda uuesti nina alla tuleb hõõruma. Amen. Nüüd lähme 2. Moosese 15:26. Nüüd siin on jälle üks kirjakoht, mis räägib ka kuulamisest ja see tegelikult paljud tõlkid kasutavad ka jälle sõna kuuletuma või siis tegema selle järgi. 15:26 ütleb niimoodi. Kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, no tegelikult me näeme, ta ütlebki teises pooles juba seda ka. Paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi. Siis ma ei pane su peale ainuski neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Jehova su ravija. Nüüd, paljud inimestel meeldib öelda, et see on ju Vana Testamendi kirjakoht ja see räägib ju Vana Testamendi käskudest ja seadustest. Meie ju neid ei pea pidama. Me peame natukene vaatama väga selgelt üle enda jaoks ka ühe olulise küsimuse tegelikult, mis on päris paljudes kristlikes ringkondades levinud ja kus on sisuliselt kristlased usuvad seda, et vana leping või Vana Testament on aegunud osa piiblist. Või vähemalt mingi osa sellest on nagu aegunud. Nüüd muuseas piibel ei ütle seda, et see oleks aegunud. Vaid Jeesus täitis selle osa, ehk siis meie eest. Tema nii-öelda suri meie eest, kandis meie patud ja elas ka sõnakuulelikkuse elu ja selle tõttu, nagu öeldakse, see käsk on täidetud ja see ohver on toodud tema surma läbi, mis tol ajal oli vaja vanas lepingus toodud. Ehk siis meie peame täna käsku usu läbi Jeesusesse. Ehk siis me elame nende printsiipide järgi tänu sellele, et me usume Jeesusesse ja Jeesus tegi selle vist meie ära. Aga Vana Testament ei ole nii-öelda aegunud selle pärast. Amen. Isegi kui sa loed käsuseadust ja kui sa loed paljusid neid asju, mis seal sees on, seal on väga palju olulisi võrdpilte ja eeskujusid ja printsiipe, mis räägivad tänasel päeval sinu jaoks. Ja vahetevahel isegi kristlased on harjunud sellega, et nad võtavad Vanast Testamendist mingid osi ja peavad neid, nagu öeldakse, headeks ja väärtuslikuks. No 91. laulu meeldib paljudele võtta. Nüüd, kui sa võtad selle, siis miks sa jätad välja sealt siis, ütleme, ka käsuseaduse kui sellise? Nüüd sa küsid, et käsuseadus, ma ei pea ju käsku ju pidama. See asi on Jumal lahendanud selle sinu jaoks teistmoodi lihtsalt. Sa pead usu läbi Jeesusesse selle käsu. Amen. Aga iva on selles, et see nii-öelda, seal on väga palju olulisi asju sinu jaoks. Kui sa võtad 91. laulu, siis sa peaksid kõiki neid muid printsiipe ka samuti võtma. Me lugesime just enne ka Joosua raamatust asju. See on Vana Testament ja see on täna meie jaoks ka, see on osa Jumala sõnast. Ja kui sa vaatad Paulus, kui ta kirjutab erinevaid kirju, siis mida ta tsiteerib sinna vahele? Vana Testamendi raamatuid.
erinevaid printsiipe ja kirjakohti. Miks pärast? Sest et see on Jumala sõna ja sest et see ei ole aegunud. Amen. Tu tahad meid käsumeelseks teha. Ei, ma ei taha sind käsumeelseks teha. Ma ei ütelnud enne, et sa pead hingamispäeva hakkama pidama, midagi taolist. Ei, me peame asju vaatama õieti uue lepingu lähtekohast. Me elame selle Jumala sõna järgi, aga mismoodi see on nii-öelda ellu viidud. Jumal ei ole muutunud. Amen. Et see on väga oluline, et me seda korrektselt vaatame neid asju ja et me ei kanna enda jaoks maha seda. Nüüd, kui ta ütleb siin, kui sa tõesti kuulad Jehova Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske, täidad kõiki tema korraldusi. Nüüd, kuidas see sinu jaoks tänasel päeval kehtib? Jeesus on andnud sulle väga selgelt ühe käsu ja vaatame ju ka koos kohe. Mattuse 22:36. Ja siin isegi talle tehakse, nagu esiteks üks väljakutse isegi. 22:36 ütleb Mattuse evangeeliumis niimoodi: õpetaja, missugune käsk on suur käsuõpetuses? Aga Jeesus ütleb temale: armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. See on suur ja esimene käsk. Aga teine on selle sarnane: armasta oma ligimest nagu iseennast. Neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos. Nüüd see on väga julge ja väga ka mahukas asi, mis ta ütles. Ja tegelikult see, millest ta räägib tegelikult just sellest samast ka ettevaatavalt, sellest uuest lepingust, mis hakkab kehtima pärast seda, kui Jeesus on surnud üles tõudsurnust. Mismoodi ta räägib? Ta ütleb: armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. Nüüd me näeme seda, kuidas armastus Jumala vastu hakkab meie elu ja meie käitumisi motiveerima. Kui sa armastad, kui me räägime inimesest, siis sa ei tee talle ka halba. Kui sa armastad Jumalat, siis sa ei ela ka sellisel viisil, mis Jumalale ei meeldi. Amen. Kui sa armastad Jumalat, siis sa pead ka oluliseks ja väärtuslikuks neid asju, mida tema peab oluliseks ja väärtuslikuks. Ja me näeme, kuidas armastus hakkab meie elustiili ja meie käitumist motiveerima. See, et ma armastan Jumalat. Amen. Ja et see ei ole lihtsalt üks ilus sõnakõlks, see ei ole lihtsalt üks laulufraasike, mida me laulame, vaid et see on tegelik ja reaalsus. See, et see on see, mis motiveerib minu elu ja minu käitumist. See, et ma armastan Jumalat. Ja huvitav on see, et ta isegi väljendab seda väga, väga mitmel erineval viisil. Ta ütleb, et kõigest oma südamest, kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. Ja me näeme, kuidas kogu sinu olemus, siis sinu süda, sinu hing, ehk siis sinu emotsioonid ja tunded ja ta ütleb ka meeled, kogu sinu nii-öelda meeled, millega asjad, need on kõik suunatud selle peale, et Jumalat armastada. Nüüd see ei ole lihtsalt ainult üks emotsionaalne asi, mida sa teed, vaid sellel on väga praktiline ja väga konkreetne nii-öelda rakendus. Ja see on see, mis paneb paika sinu jaoks, mismoodi sa elad. Mida sa teed ja mida sa ei tee, mismoodi sa käitud ja mismoodi sa ei käitu. Amen. Nüüd ütlebki, neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos. Ja teine osas ta ütleb armasta oma ligimest, et siis räägib siis kaasinimestest nagu iseennast. Nüüd Jeesus kordab seda asja hiljem Johannese evangeeliumis natuke teise külje pealt ja toob välja just selle sama ligimese või siis selle inimeste armastamise enda ümber, aga ta toob ühe olulise rõhuga selle tegelikult, ju rääkides just ka armastusest, mis peaks olema kristlaste vahel tegelikult. Ja see on Johannese 13:34. See võiks ka olla sulle tuttav kirjakoht. Kui mina kristlaseks sain, siis Oleviste kogudus, kui ma tol ajal käisin alguses, siis see oli üks kirjakoht, mida väga sageli loeti, väga sageli korrutati, väga palju nii-öelda tuletati meelde. Ja see on asi, mis peaks olema meie mõtetes. Ta ütleb siis, uue käsu sõna ma annan teile, või uue käsu, ütlevad mitmed tõlked ka lihtsalt. Annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud.
et teiegi üksteist armastaksite. Me teame siis, ta räägib seda siis selles kontekstis just, kellele jüngritele omavahel, ehk siis tegelikult võiks öelda kaugele vaadates ka eelkõige just ka kristlastele, räägib kristlaste omavahelisest armastusest. Amen. Nüüd üks asi, mis sellega seoses tuleb meil mõista, küsid, et mis seos on nagu kogu selle teemaga, kui sa paned nüüd kokku selle, kui me peame seda Jumala käsku, mis on meie jaoks pannud, võtab kogu selle vana lepingu kokku, armastame Jumalat ja armastame oma ligimesi, siis mis me paneme ennast kohta? Me paneme kohta ennast, kus Jumal on meie ravija. Amen. Nüüd siit tuleb üks asi meelde, mida Kenneth Hagini kohta väga sageli öeldakse, ta ise ka ütles seda vahest oma jutlustes, et kui ta mingil kombel sattus, nagu öeldakse, silmitsi või mingisuguse haiguse rünnaku all või nii-öelda mingid sümptomid ja asjad hakkasid ilmuma, siis alati ta esimene asi, mis ta tegi, oli see, et ta läks nagu Jumala ette ja kontrollis, kuidas on asjad minu armastuses käimisega. Ehk siis, kas minu suhted kaasinimestega on korras, selles mõttes, kas just seesama, mis mina teen ja mismoodi mina käitun. Kas need asjad on korras? Asjad vahetevahel ka, mis me oleme öelnud, mis me oleme rääkinud. Kas me oleme võib-olla rääkinud midagi, mis on halva hoiakuga, vale suhtumisega, kritiseeriv, halvustav, kohtumõistmine, hukkamõistmine. Nüüd, üks asi, mis on selles maailmas väga-väga levinud ja me oleme siin koguduses seda puudutanud, on see, et inimestel vahest nad kuulevad kellegi inimese elus toimunud mingisugustest asjadest või mingid otsused, mis inimesed on teinud või mingisugused asjad, mis neil ebaõnnestunud on või mis iganes on erinevatel inimestel juhtunud. Ja ka kristlastel kahjuks meeldib, mida teha, neid asju arutada ja nendele asjadele hinnanguid anda. Nüüd, mida ütleb selle kohta Piibel? Lähme ühe kirjakoha juurde. See on Matteuse evangeeliumi 7.1. Ütleb niimoodi, ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut, sest missuguse kohtuga te kohut mõistate, niisugusega mõistetakse teile kohut. Ja missuguse mõõduga te mõõdate, niisugusega mõõdetakse ka teile. Aga miks, mis ta edasi ütleb siia kohe otsa, aga miks sa näed pindu oma venna silmas, kuid palki oma silmas sa ei pane tähele. Kas sa märkad, see on huvitavalt pandud kokku need kaks asja, kohtumõistmine ja teiste vigade nägemine. Nüüd see ongi see sageli seesama, millest see on ja millegipärast näiteks see on väga palju levinud ja ma tean, me koguduses ma ei ole seda ammu kuulnud, kuna ma olen sellest jutlustanud päris sageli ja inimesed on aru saanud, et see ei ole õige asi, aga see on mujal sageli levinud, sa võid vahest mõne kristlasega või kristlastega rääkida ja siis nad nagu hakkab üle jutu seest tulema välja, see pastor või see jutlustaja tegi niimoodi või tegi seda ja tegi kolmandat ja vaata, see on süke ja mis iganes ja vaata, see pole üldse õige ja siis ja nad vahetevahel, sa mõtled selle asja juures, tal on tehniliselt isegi õigus. Aga see, mis ta teeb, on kohtumõistmine ja see ei ole tema meelevalda antud. Nüüd see ongi üks tõsine viga ja ma olen vahest vaadanud isegi inimesed võib-olla isegi pahanduvad mõne jutlustaja peale või Jumala sulase peale, isegi on ühes koguduses olnud ja see on inimene pastoriks nende üle olnud ja nad isegi lahkuvad sellest kohast pahandudes ja annavad sellele hinnangu ja ütlevad seda ja teist ja kolmandat. Ja siis nad lähevad teise kogudusse sageli ja leiavad enda jaoks teise koha. Ja siis sa eemalt hiljem vaatad ja näed, kuidas see inimene on ise vaimulikult segaduses, probleemides, sageli isegi haige lausa. Ja samas see, kus ta lahkus, see pastor võib-olla tegigi ühe mingisuguse vea või midagi valesti. Aga tema lahkudes läks ühe vale hoiakuga, vale suhtumisega ja ta on sattunud tegelikult tõsisesse probleemidesse. Või miks nii? Vaata, mismoodi see pastor käitus, vaata, mis ta tegi, vaata, mis ta ütles, mis iganes. Iva on selles, Piibel ütleb, et kui me kohut mõistame, siis meie üle mõistetakse kohut. Ja kohe me jõuame sinna natuke ühe teise kirjakoha ka. Aga meil ei ole vaja anda hinnangut mitte kellegile, mitte kellegi kohta.
Nüüd, see on üks eraldi teema, kohe me sinna jõuame ka. Ma kohe ütlen, jõuame. Küll me jõuame, eks ju. Aga eraldi teema on see, kes on, ütleme, vaimulikud juhid, kes on ka töötegijad, ütleme, juhi rollis. Nendel on vahest vaja tegeleda üks asja nagu kohtumõistmisega. Ja see on omaette teema, see on omas kohas, aga sellel on konkreetsed nii-öelda printsiibid selle asja juures. Aga kui me räägime ühest koguduse liikmest, siis sul ei ole vaja öelda selle kohta või tolle kohta või kolmanda kohta või neljanda kohta seda või teist kolmandat. Nüüd sa võid arvata, sa võid mõelda, et see inimene võib-olla ei teinud õieti ja isegi võib-olla sul oli isegi tehniliselt õigus, et ta ei teinud õieti. Nüüd siin on üks tarkus ka, et mida vähem sa kuulad ja vaatad asju, mis sinusse ei puutu, seda vähem sul on põhjust ka taga rääkida ja igasuguseid probleeme tekitada. Näiteks mina ei käi mööda interneti ringi ja kuulamas selle jutlusi ja tolle jutlusi ja kollada jutlusi ja neljanda jutlusi ja mis see ütles ja mis see arvas või isegi ma ei uuri ka isegi seda, isegi mis Eesti koguduste pastorid, kus otseselt minusse ei puutu. Selles mõttes, mis nad siis nüüd just räägivad. Või ma teen seda selle mõttes, et kui ma näiteks lähen kogudusse rääkima, et ma tean, mis seal teemad on võib-olla aktuaalsed või mis ma võiksin jagada või et ära tabada seda. Vahetevahel seda võib-olla olen teinud, mitte alati isegi. Aga et me peame ära tabama seda, et nagu öeldakse, kui see ei ole meie nii-öelda koht, siis see ei ole meie ülesanne seda inimest kuulata või seda jutlustajat kuulata selleks, et anda talle hinnangut või tema kohta arvamust avaldada. Sa ei pea arvamust avaldama. Ainus koht, mida sa võid, kui sa kuuled mingit informatsiooni, sa tunned, et see midagi ei ole nagu kõige parem või see ei olnud kõige parem, minna Jumala ette ja paluda selle asja eest. Paluda selle jutlustaja eest, paluda selle pastori eest, paluda selle koguduse eest. Amen. Ja see ei tähenda seda, et me ainult negatiivsete sõnumite puhul peaksime palvetama, aga kui see isegi jõuab sinuni mingi negatiivne asi, mis iganes, siis palu nende asjade eest. Amen. Ja ära hakka hinnanguid andma, ära hakka arutama, sest et see on sinu tervisele väga kasulik. Sa küsid, mis asja? Me nägime ennem seda, kuidas just süke asi nagu Jumala sõna, Jumala seaduste pidamine on garantiiks see, et Jumal on sulle ravija. Ehk siis armastuses käimine. Ja lähme nüüd ühe kirjajuha juurde, mis selle kogu selle asja nagu lahti akseldab ilusti. Ja lähme 1. Korintlastele 11:20. See on enamus kristlastele üsna tuttav kirjakoht tegelikult. Tavaliselt mitte ainult sellest salmist alates. Nad enamasti loevad seda 23. salmist alates. Nüüd see on üks viga tegelikult vahete vahel, miks pärast, sest et alati, kui sa loed, isegi harjunud midagi hästi palju lugema, on hea lugeda kogu konteksti. Sest muidu sa ei pruugi sellest asjast päris korrektselt aru saada ja sul võib tekkida mingisugune süke ühesuunaline arusaamine nii-öelda. Ja siin ma loen meelega 20. salmist. Ja Paulus tegeleb siin sellega, me näeme tegelikult Korintose kogudus oli üks kogudus, kelle tegevuses ja asjades Paulus pidi päris palju korrigeerima. Me näeme ta mingis kontekstis, see on siis siin taga hiljem, see on ma segamini ajaks. 14. peatükis tegeleb võõraste keelte kasutamise teemaga ja ka korrigeerib neid, sest nad mõningad nii-öelda asju seal tegid mitte kõige korrektsemalt ja mis iganes. Ja nüüd siin ta tegeleb sellega, et ta korrigeerib neid selles, kuidas nad leivamurdmisest osa võtavad. Ja nüüd küsimus ei olnud mitte niivõrd selles konkreetses leivamurdmises ainult, vaid ka just selles, mis olid nende hoiakud ja suhtumised üksteise suhtes. Ja vaata nüüd, kuidas ta kirjeldab siin. Kui te nüüd kokku tulete, siis ei ole issanda õhtu söömaaja pidamist. Sest sööma asudes võtab igaüks enne iseenese toidu ära ja mõni jääb ilma ja mõni joob liiaks. Kas teil ei ole kodasid, kus te võite süüa? Või kas põlgate Jumala kogudust ja teete häbi neile, kellel ei ole midagi? Mis ma pean teile ütlema? Kas pean teid kiitma? Selle poolest ma ei kiida teid. Nüüd see kõik on sellele samale ennem räägitud, kus hakkab see väga tuntud kirjakoht peale, kui mida sageli loetakse leivamurdmise eel. Aga see on siin sees.
Nüüd, millest ta räägib siin? Esiteks me peame aru saama ühest pildist, mis oli seal väga paljust teistmoodi, kui võib-olla meie oleme seda teinud ja ma ei ütle seda, et see, mis me tänasel päeval teeme, et see on tohutu vale, vaid just see, või ka kuidas erinevad kogudused teevad, ma ei ütle ka seda, et see on vale, vaid ma räägin just sellest, et me saaksime aru sellest printsiibist ja räägime tervenemisest just ja armastuses käimisest osalt ka sellega seoses. Ja on see, et sa näed, kui nad tulivad kokku, siis kui neil oli see, nagu ta nimetab, siis issanda õhtusöömaja pidamine või me nimetame ka leiva murdmiseks seda. See on siin tagapool ka jookseb läbi tegelikult see väljend. Siis selle juures käis neil ka ühiselt koos söömine, mis me näeme Piiblis peetakse seda päris oluliseks tegelikult. Sest et see ei ole nii-öelda ainult lihtsalt üks füüsiline see, et sa istud kõik koos, ma ei tea, laua taga või kus iganes moodi siis on parasjagu tehtud, et siis sööd ja aga seal on üks asi veel selle juures, see on see, et sa jagad asju, sa suhtled ja see on piibli pilt just ka sellest samast osadusest või ka suhtlemist on see ka, et kui see on koos söömisega, siis see on nii-öelda üksteisele oma elu jagamine mingis mõttes. Amen. See, et ja samas ka isegi miks ta hoiatab isegi mõndas kirjakohtades, kui inimesed on vaimulikult, nagu oleks see täiesti mädaks läinud või kraavi läinud, ta ütleb, et ärge nendega isegi koos sööge. Miks ta ütleb seda? Sest et koos söömine ei ole ainult lihtsalt koos söömine. Sest et sa oled võib-olla käinud mõnes söögikohas siin Tallinnas söömas, ikka oled, eks ju. Ja isegi kui see on niisugune nii-öelda buffet tüüpi asjandus või mis iganes ja sa istud sinna laua taha ja võib-olla mõni inimene on seal laua ääres veel juba ennem söömas ja küsid, kas me võiksime ka siia istuda, on suurem laud võib-olla ja siis sa ütlevad, jah, võid ikka, sa ei ole nende inimestega tegelikult koos söönud piibli konteksti mõttes, on ju? Sa lihtsalt olid ühes lauas nendega, sa ei söönud nendega koos. Sa küsid, ma sõin, aga ei, see on väga suur vahe tegelikult. Aga siin, kui me oleme osaduses ja võtame sellest kõigest osa, ütleme sellest toidust ja ka leiva murdmisest, siis me tegelikult oleme ka koos söömas sellel ajast, et me oleme jagamas asju üksteisele. Amen. Ja siin on see, et nad selle asemele, et nagu öeldakse, teha seda õigel viisil, nad keskendusid sellele, et nad tulid nii-öelda, iga inimene arvatavasti sarnaselt nagu meiegi, võttis midagi kaasa söömiseks. Ja tundub, seda kirjeldust lugedes, nad ei pannud seda ühisele lauale kokku, vaid ühel oli, nagu öeldakse, oma leib ja jook või mis iganes siis oli, või see olla midagi muudki kaasas ja nad nii-öelda omas nurgas lihtsalt panid selle ise nahka ja jõid selle joogi peale ja muuseas siin on üks veel väljend, võib-olla mis mõnda inimest ehmatab, joob liiaks, kui sa uurid selle tausta, mis see on, siis mõnda inimest ehmatab see, tegelikult nad olid purjus. Nüüd teades lihtsalt nende kultuurist tausta Iisraeli ja õigest asjade puhul, aga me näeme, et nad ei osanud nagu öeldakse selles asjas ka, nagu öeldakse viisakalt käituda. Nüüd, aga lähme tagasi sinna siis. Nad ei mõelnud teiste peale. Ja keegi teine tuli kohale ja talle oli võib-olla ainult üks väike leivakene ja tal polnudki võib-olla juua kaasas. Tema nagu oleks lihtsalt umbes vaatas kõrvalt ja teised õgisid ennast seal täis kiiresti. Ja mis see tegelikult väljendas? See väljendas hoolimatust ja väljendas seda, et nad tegelikult ei armastanud teisi inimesi. Amen. Ja see on see, millega ta tegeleb selles situatsioonis. Ja see on see, mida ta korrigeerib siin. Nüüd, Paulus ei tegelenud siin sellega, et õpetada, kuidas leiva murdmisest osa võtta, vaid ta korrigeeris seda kogudust. Selles suhtes, et nad tegid seda valesti, mitte käies armastuses ja see ei olnud ainult mitte see konkreetne üksik nii-öelda tegu selle leiva murdmise juures. Sest vaata, isegi kristlased, ma olen märganud seda päris mitmetes kogudustes, nad on nagu tohutus pinges kogu selle leiva murdmise praktilise käigu suhtes. Ma olen näinud, kuidas inimesed, nagu öeldakse, kui see kandik tuleb selle leivaga või tuleb see, mõnes koguduses on isegi ainult see, lihtsalt see karikas käib ringi või vahest jagatakse need topsid, need on tohutu pinges. Kuidas ma nüüd pean seda murdma ja kuidas ma pean seda võtma, et see topsikene ei kukuks ja see, mis iganes, et kõik oleks ilusti viisakalt tehtud. Ta ei räägi absoluutselt sellest, mitte midagi siin. Saad aru? Me ei pea olema stressis ja pinges selle juures, kuidas, mida ma teen selle juures, vaid küsimus on selles, kas me käime oma kaaskristlastega armastuses. See on see teema. See on see teema. Siin ei ole üldse teema selle ümber, et nagu öeldakse, kas ma ei ütle, et sa peaksid ebaviisakalt käituma selle leiva murdmise juures. See on tähtis ja oluline asi, et me mõistaksime seda. Aga just, et me mõistaksime seda, et selle kogu selle asja taga on midagi palju enamat. See, et me võtame leiva murdmisest osa, siis
kõige olulisem Jumala jaoks on see, missugused on meie hoiakud ja suhtumised kaaskristlaste suhtes. Amen. Ja see puuduta ainult neid, kes on meil siin 4 seina vahel selles koguduses, vaid ka kes seal teises koguduses on, kes seal 3. koguduses on, kes selles koguduses on ja kes on selles, nagu vahetevahel mõndas liikumistes, selles religioosses koguduses või selles, mis iganes, vanameelses koguduses. Et saad aru, sellistel väljenditel on ka oma meelsus. Nad võivad olla, võib-olla teevad asju teistmoodi, võib-olla ei tee täpselt nii, nagu sa oled aru saanud, et piibel õpetab ja ma ei ütle, et sa pead järgi tegema. Aga kui nad on päästetud ja uuesti sündinud, on osa Kristuse ihust ja mida me võime teha, paluda nende eest, õnnistada neid ja olla neile õnnistuseks ja abiks, kui vaja. Amen. Ja me peaks olema valmis, isegi kui me räägime andmisest ja inimeste aitamisest, aitama keda iganes vaja, isegi kui nad on nii nimetatud religioossed või midagi taolist. Me ei tohiks, nagu öeldakse, vaadata ülevalt alla kellegi peale, kes on võib-olla mõningaid asju mõistab teist. Ma ei taha sellega propageerida seda, et me hakkame omaks võtma kõiksugu imelikke arusaamasid ja suhtumisi, aga meil peavad olema õiged hoiakud Kristuse ihu suhtes. Amen. Me peame neid armastama. Amen. Ja see on see, millega ta tegeles selle koguduse sees, oli see, et inimestel oli hoolimatu ja nad ei käinud armastuses üksteisega. Ja vaatame edasi, mis siin hakkab rääkima sellega seoses nüüd. Sest mina olen issandalt saanud selle, mis ma teile küll andnud, et issand Jeesus selle ööl, mil ta ära anti, võttis leiva ja tänas ja murdis ning ütles, see on minu ihu, mis teile eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Samuti ta võttis ka karika pärast söömaaega ning ütles, see karikas on uus leping minu veres. Seda tehke nii sageli, kui te seda iganes joote minu mälestuseks või et mind mäletada. See mälestuseks sõna, ma olen seda mitu korda korrigeerinud ka, ei ole kõige paremini tõlgitud selles mõttes, et see räägib mäletamisest. Mälestus on natuke meil Eesti kultuurilises kontekstis hoopis teistsuguse tähendusega. See tähendab seda, et kui me kedagi mälestame, siis me jääme minutiks ajaks hetkeks vaikseks ja sellel ta ei viita absoluutselt siin. Amen. Okei, lähme tagasi. Kus me jääme pooleli? 26. Ta ütleb, sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, te kuulutada issanda surma, kuni ta tuleb. Ja nüüd vaata, mis ta edasi räägib. Kõik ei lõppe. Need peatüki asjad, need on siin tõlkide fantaasia olnud. Sellepärast, kes iganes seda leiba sööb või issanda karikat joob kõlvatult, sellel on issanda ihust ja verest süüd. Nüüd, mis asi see kõlvatult joomine on? Ja sellest karikast osa võtmine. See on see sama hoiakud ja valed suhtumised üksteise suhtes. Mitte see, et sa võtsid valesti topsiku pihku või see, et sa võtsid liiga suure leivatüki või midagi taolist umbes. See ei ole see kõlvatu osa võtmine, vaid see on inimeste valed südame hoiakud üksteise suhtes. See on see kõlvatu osa võtmine. Ja edasi, mis ta ütleb, sellel on issanda ihust ja verest süüd, aga inimene katsugu ennast läbi ja nõnda söögu ta seda leiba ja joogu sellest karikast, sest kes sööb ja joob, sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta enesele ei anna aru sellest ihust. Millisest ihust? Kristuse ihust tegelikult. Sellepärast on ka palju nõrku ja põdejaid teie seas, et paljud on läinud magama. Nüüd ma tõlgin selle ilusti sulle arusaadavasse keelde, selles mõttes, et on siin küll, aga sõnastus võib-olla mõnele ei ole kohe kohale jõua. Esimene asi on see, et selles koguduses oli esiteks mida? Palju nõrku ja põdejaid. Koguduses oli palju haigeid inimesi. Ja mis oli selle põhjus? See, et nad ei andnud sellest ihust selle aru, ehk siis nad rääkisid üksteist taga, nad halvustasid, nad kritiseerisid, nad andsid hinnanguid teisele kogudusele, teisele jutlustajale, nii-öelda ei hoolinud sellest inimesest, kellel võib-olla polnud piisavalt süüa. Nad ei käinud armastuses. Kõige lihtsamalt kokkuvõttes. See on see, mida Jeesus õpetaski. See on see kõige olulisem käsk. Ja kui me peame seda kõige olulisemat käsku, siis Jumal on meie ravija. Ja ta ütleb, et sellepärast nad olid haiged. Kas pole huvitav, kui sa hakkad uurima seda Uues Testamendis, siis kui me räägime selgetest kirjakohtadest, mis räägivad põhjustest, miks kristlased on haiged, siis see on üks väheseid kirjakohti, mis meil toob selle nii selgelt välja. Sa võid ise uurida, meil rohkem ei ole sellised Uues Testamendis, mis nii selgelt välja tooks. Ja see on see, mis toob välja. Järelikult see on väga õige lähtekoht, kui sa oled rünnatud mingisuguse haiguse poolt. Mine Jumala ette ja küsi,
kuidas on minu armastuses käimisega. Ma mõtlen selle all siis, mis on sinu hoiakud kaaskristlaste suhtes, mida sa oled võib-olla rääkinud või mingid hinnanguid andnud, kuidas on sinu suhted ka koguduses olevate teiste kristlastega, amen, ka kui sa oled abielus oma abikaasaga või lähedastega, kas sa oled armastuses käimas, amen. Sa peaksid selle küsimuse ausalt küsima Jumala käest. Ja nüüd see ei ole selline urgitsemine, et äkki mul on kuskil mingi salajane patt ja ma ei tea sellest midagi. Ei, kui midagi on korrast ära, sa tead seda kohe. Ja kui ma seda teemat täna võib-olla puudutan, mingi asi võib-olla kerkib ülesse, tegele selle asjaga. Aga mitte ära mine otsima kuskilt mingit vana asja ülesse, mis on juba korda seatud, kus sa oled nii-öelda meelt parandanud, kõik suhted korda seadnud. Amen. Aga see on oluline, et me jälgime selliseid asju. Amen. Sellepärast ma olen seda ka varem meil öelnud, et meie koguduses ei ole lubatud teha maha ühtegi kogudust, kes nii-öelda tunnistab, kuidas nimetame siis, uut sündi, kes usub nii-öelda, mitte ainult kolmainu Jumalasse, saame aru, on ka kogudusi, kes usuvad kolmainu Jumalasse, aga tegelikult uut sündi päris ei tunnista. Täpsem oleks öelda, et nad tunnistavad uut sündi. See on väga oluline see, et inimene saab usu läbi päästetud Jeesusesse, usu läbi päästetud siis. Et me ei anna nendele ühele kogudusele hinnanguid, see ei ole meie ülesanne, me ei kritiseeri, me ei halvusta, me ei näita neile näpuga, amen. Ja ka ei sellele teisele kolmandale jutlustele. Nüüd vahest, kui on mõni Jumala sulane või keegi on midagi on toimumas, mis on paigast ära õpetuslikult ja see on vajalik ja see puudutab meie koguduse inimesi mingil kombel, sest inimesed võib-olla on kas kokku puutunud sellega, siis ma vahel olen sunnitud seda korrigeerima. Me näeme ka Paulus mingis situatsioonis tõi ka nimeliselt välja, aga sa märkad, seda ei toonud lihtsalt kes iganes juhuslik inimene, vaid see, kes oli vaimuliku juhi rollis, ta pidi välja tooma selle konkreetse inimese võib-olla probleemse olukorra või situatsiooni ja seda asja korrigeerima avalikult isegi. Ja tema tegi seda isegi konkreetsete nimedega. Nüüd, kui ma teen seda nii-öelda päris avalikult, siis ma võib-olla ei tee seda tavaliselt nimedega või siis ma teen seda väljapool meie ülekande ja salvestuse konteksti, kui on vaja midagi korrigeerida. Miks pärast, sest et me peame hoidma õiget suhtumisse hoiakut, aga vahest on vaja inimesi hoida kas valeõpetuste eest, valede suhtumiste eest, mis iganes asjade eest ja sellepärast on vahest vaja hoiatada selle asja suhtes. See on pastori ülesanne, Piibel ütleb, et pastor peab ka hoiatama ja manitsema. Amen. Aga sina üldiselt sellega ei pea tegelema. See on minu vastutus selles mõttes ja ma pean jälgima, et ma seda õieti teeksin korrektselt. Aga me peame pihta sellele saama, et see on oluline, et me hoiame oma südame õiges kohas. Lähme tagasi selle salmi juurde, me jäime pooleli. Ta ütleb sellepärast, mille pärast siis? Sellepärast, et nad ei anna aru enesele sellest ihust ja et nad ei katsu ka ennast läbi. Sellepärast ta ütleb siis, et on palju nõrku ja põdejaid nende seas ja paljud on läinud magama. Nüüd see väljend selles kontekstis, sa võid vaadata ka erinevaid tõlked, aga see on lihtsalt natukene sellises mõne jaoks nagu justkui kõlab ilusana, aga ei ole ilusana midagi. Põhimõtteliselt ta räägib tegelikult, nad surid noorelt. Ehk siis nad surid noorelt. Miks pärast? Sellepärast, et nad ei käinud armastuses. Sa küsid, mis asi see nüüd on? Vaata, mis ta edasi ütleb. Sest kui me enestes ise aru annaksime, siis meie üle ei mõistetaks kohut. Aga kui me üle kohut mõistetakse, siis issand karistab meid, et meid ühes maailmaga hukka ei mõistetaks. Ta räägib sellest, et inimene võib lasta oma ellu, mis asja tulla, kohtu mõistmise. Kristlased. See on üks asi, mis peaks meie suu sulgema paljudes kohtades, kus me tahaks võib-olla öelda, arvata, hinnangut anda. On see, et me avame ennast sellega võimalikule kohtumõistmisele. Küsid, mis kohtumõistmisele? See on see, et jumalik käsi ja jumalik kaitse võib kaduda inimese elu pealt. Kas sa märkad, me lugesime Vana Testamendi kirjakoha, et kui sa pead minu käske ja seadusi, siis ma ei pane sinu peale neid haigusi. Täpsem tõlge või kui sa hakkad uurima, tegelikult see on lubav vorm, ma ei lase sinu peale. Aga see tähendab seda, et kui inimene ei käi armastuse käsu järgi, siis Jumal võib lasta. Tähendab, et inimene võib panna ennast oma eluga sellesse kohta, et kurat võib tulla ja lammutada tema elus. Mille pärast? Sest ta ei ole armastuses käinud. Amen. Amen. Nüüd see on reaalsus.
sa ütled, see ei kõla üldse hästi, see jutlus täna. Ta ei peagi hästi kõlama, aga see hoiab sind väga paljude probleemide eest. Amen. Väga paljude probleemide eest. Väga paljudega terviseprobleemide eest. Ja ka mõnda inimest varajasest surmast. Nüüd mõni ütleb, et no ei tea, kas ma kukun kohe surnult maha või. Nüüd, kas sa märkad, Ananias ja Safira kukkusid surnult maha. Ja see oli uues lepingus. Ja see oli jumalik kohtumõistmine. On tõsine asi tegelikult. Ja siis ta ütleb, nüüd võtab selle asja kokku. Seepärast, mu vennad. Nüüd miks ta selle kokku võtab, sest et see on see, millest ta ongi rääkinud. Kui te kokku tulete sööma, siis oodake üksteist. Ehk siis käituge viisakalt. Käituge armastuses. Kui keegi on näljane, söögu kodus, et ei tuleks kokku nuhtluseks. Kas sa märkad, seesama mitte armastuses käimine võib põhjustada nuhtlust, ehk siis tegelikult ka kohtuvõistmist, mis võib tulla nende ellu. Küsid, kas sükke on asi või siis mõjutada. Nüüd, Jumala jaoks on armastuses käimine palju olulisem kui võib-olla mõningad muud sellised lihtsad ja praktilised asjad. Amen. See on väga oluline see, et me käime armastuses üksteisega. Amen. See, et sa otsustada armastada oma ligimest nagu iseennast. Amen. Et sul on see armastuse käsk, mis sind motiveerib ja käivitab igas asjas. Ja siis ta ütleb, muud asjad ma korraldan, kui ma tulen. Nüüd vaatame ühte asja veel ja lähme Ilmutuse raamatusse, nüüd Vanast Testamenti. Ilmutuse raamatusse ja lähme 2. peatüki 20. salmi. Nüüd Jeesus manitseb siin need erinevaid kogudusi. Võib öelda, et manitseb, jah. Tegelikult väga tõsiselt korrigeerib tegelikult. Ja siin ta ütleb mõningaid positiivseid asju sellele kogudus, aga siis ta ütleb 20. salmis niimoodi. Mul ei ole kogu tekst ees. Mis kogudus see on seal? Thyatira. See on väga huvitavad nimed. Ja siin ta ütleb, aga mul on sinu vastu, et sa sallid naist Iisebeli, kes ennast nimetab prohvetiks ja õpetab ning ahvatleb minu sulaseid hoorama ja sööba ebajumalate ohvreid. Ma olen temale andnud aega meeleparanduseks, aga ta ei taha pöörduda oma pordu elust. Ma teen korra pausi siia, see kõlab väga, väga karmilt ja jõuliselt, aga nüüd kirjeldab seda naisterahvast. Miks meil on vaja mõista siin, mis siin kirjas on? Me näeme, ta mainib siin ühte naisterahvast, kes nimetab ise ennast prohvetiks. Kas sa märkad, ta nimetab ennast prohvetiks. Ta ei ole prohvet, aga ta nimetab ennast. Nii, ja siis mida ta õpetab ning ahvatleb minu sulaseid hoorama ja sööma ebajumalate ohvreid. Nüüd me detaile ei tea, siin ei kirjutada neid lahti, aga me näeme seda, et ta oma jutuga ja oma õpetusse oli sisse põiminud kuidagi siis mingisuguse seksuaalse teemaga, ma aru sinna. Ehk siis mingi sõna hoorama tähendab siis ka lihtsalt seksuaalsuhetest räägitakse väljapool abielu ja nii-öelda see on see, mis ta on sisse põiminud ja sööma ebajumalate ohvreid, see viitab ka väga paljus ka, ütleme, nende ebajumalate teenistuste peale, mis seal samas võib-olla piirkonnas oli levinud. Et ta kuidagi põimis võib-olla valed ja kultuslikud õpetused ka sinna oma õpetuse sisse, me ei tea täpselt kõike. Nüüd ta on igal teinud neid asju ja teeb neid asju. Ja siis ta ütleb, mina olen temale andnud aega meeleparanduseks. Kas sa märkad, et Jumala kohtumõistmine ei tabanud teda esimesel päeval, kui ta neid asju tegema hakkas? Nüüd me ei tea, kui kaua see kestis. Ta andis aega. Nüüd see on see sama asi, kus meie inimestele ei pruugi seda mõista, aga ta andis talle aega meeleparanduseks. Nüüd siis tuleb üks teine asi veel. Vahetevahel ka isegi kristlased ütlevad seda, ma ei saa ju kuidagi, ma kogu aeg ikka teen seda pattu ja ikka olen jälle selle sama patu sees ja huvitav, Jeesus ütles, ma annan sulle aega meeleparanduseks. Järelikult see räägib sellest, sina saad otsustada, kas sa teed seda pattu või ei tee seda pattu ja sina saad sellest ära astuda ja öelda sellele stopp ja lõpp ja kõik. Oled sa võib-olla kokku puutunud niisuguse situatsiooni, ma olen kunagi seda näidet kasutanud, aga oled olnud võib-olla poes
Ja siis sul on tulnud niisugune mõte. Nüüd jõuame sellega ilusti õigesse kohta selles mõttes. Pistaks sealt ühe mingisuguse, ütleme näiteks toidupoes, ühe mingisuguse šokolaadi vaikselt taskusse ja astuks ilma maksmata välja. Võib-olla mitte praegu, võib-olla mingis situatsioonis kunagi on tekkinud analoogne mõte. Sa ei pea kätt tõstma, eks ju. Kas sul oli võimalus öelda sellele, see on välistatud? Kas see oli sinu meelevallas? Kas sa ütlesid, ma ei saa ju, ma pean ju, ma ikka leian ennast seal jälle selle võtmas ja pistan selle taskusse. Nüüd inimesed, kes sellele kogu aeg on alistunud ja on seda teinud, nad mõtlevadki sageli niimoodi. Ja siis nad võib-olla jäävad vahele ja ütlevad, ma ei tea, kuidagi on. Siis nimetatakse neid kleptomaanideks, igasugusteks maanideks ja mis iganes. Nüüd tegelikult sinul on meeleval, eriti kristlasena, panna stopp mis iganes patule ja seda mitte teha. Ta ütleb, on antud aega, kui Jeesus ütles, et tal on antud aega meelepäraseks, järelikult ta sai otsustada, et ta lõpetab selle ära. Amen. Ja see on üks pettus, mida kurat söödab ette, et nagu on mõningad asjad, kus nagu inimene ei saaks nendele stopp panna. Sinul on oma tegude ja sinu mõtete üle 100% meelevald. Seda meie seadusandlus eeldab. Meil on terve hulk igasugused seadusi ja asju, mis on keelatud ja mida ei ole lubatud ja mis ei ole õiged. Ja kuidas sa neid asju järgid? Osalt on seal ka mingi hirm selle asja taga, saame aru, aga see on positiivne. Ehk siis ka jumalakartuse puhul on ka, me peame mõistma seda sama hirmu, jumalakartust kui hirmu, on see, et millest ta siin räägib, tegelikult kohe me näeme, mis selle naisiga juhtus, või pidi juhtuma või hiljem juhtus. Ta ütleb, et ma olen andnud aega meeleparandusega, ta ei taha pöörduma porduelust, vaatama, viskanda haige voodisse ja need, kes temaga abielu rikuvad, suurde viletsusse, kui nad ei pöördu tema tegudest. Kes teeb seda? Jumal ütleb, mina viskan nad sinna. Ehk siis ta mõistab kohut. Nüüd me näeme tegelikult, see kirjakoht võib-olla kõlab väga karmina, aga see, mis ma ennem lugesin Korintuse kirjas, tehniliselt räägib tegelikult sellest samast. Inimesed, kes ei käinud armastuses kaaskristlastega, nad täpselt samamoodi panid ennast kohta, kus kohtumõistmine võis teid tabada just sellepärast, et teatud jumalik kaitse on nende elust kas taandunud või eemaldunud. Nüüd üks asi veel, igaks juhuks kogu selle jutu peale ma tahan, et sa mõistaksid õieti. See, et kui sinul on täna mingisugune maadlane mingi haigusega, see ei tähenda seda, et sa tingimata elad patus. Ma ei ütle seda, sest kurat on sageli varastaja, tapja ja hävitaja ja ta üritab, nagu öeldakse, varastada inimeste elus mingisugust, varastada tervist tegelikult lihtsamal kombel, eks ju. Amen. Aga ma räägin sellest ühest printsiibist kui sellisest, et me katsuksime oma südame läbi ja seaksime asjad korda, kui vaja on. Amen. Aga iga kord, kui me näeme kedagi inimest haige olemas, ei tähenda seda, et ta on elamas patus või ta on, nagu siis samad sõnad siin, need hooramas ja porduelu ja mida kaolist. See ei pruugi nii olla. Amen. Aga see on ala, mille me peaksime, see ei ole üldse paha kontrollida enda jaoks läbi, kas me oleme armastuses käimas. Amen. See ei tee üldse paha. See ei ole paha tulla aeg-ajalt minna Jumala ette, Jumal, kas minu asjad on korras. Ja samas ka tegelikult see sama igakuine regulaarsus, et meil on leiva murdmine, see ongi tegelikult selleks mõeldud see aeg. See, et me ei kasutaks seda ainult selleks, et me võtame seda leivatükikest ja seda topsikut, vaid me kasutaksime ka selleks, et nagu öeldakse, rääkida Jumalaga. Kuidas on minu asjad? Ja samas see ei tee paha ka muudel aegadel minna Jumala ette. Jumal, kuidas on minu asjad? Kas ma olen armastuses käimas? Kas minu elus on asjad korras? Enese läbikatsumine ei ole halb asi. Ma saame aru, teine äärmus on hukkamõistu all olemine. Süütunde all olemine. Ma ei kõlba minneks, ma olen kõlbmatu, ma olen vilets, ma olen läbi kukka. See ei ole õige asi ilmselgelt. Aga samas me peame olema ausad selles suhtes, et Jumal, kuidas on minu asjad? Ma tahan tulla sinu ette, seada oma asjad korda. Amen. Ja see on asi, mida me peame igaüks tegema. Keegi meist ei ole immuunne. Amen. Ja ka isegi pastorid. Sa tead seda, et kui me taeva uksest sisse läheme, ja Peetrus on seal ukse peal ootamas, ei, see on minu nali. Tegelikult, sest ta ei ole seal ootamas. Ta on kindlasti seal kuskil olemas, ma usun, aga tema ei ole see, kes seda ust avamas on, sest need võtmed on siin maa peal, need on sinu kätte ka usaldatud. Mitte on Peetruse kätte ja ei ole mitte võtmed taevariiki, vaid on taevariigi võtmed, mida kasutatakse maa peal. Amen.
Väga suur oluline vahe tegelikult. Okei. Aga kui sa lähed sinna taeva uksest sisse, siis pastoritel ei ole VIP-kaarti kaasas. Nagu tead, on see kliendikaardid ja mis iganes, ja siis sul on VIP-kaart. Muuseas, sul ei tule kaasa ükski kaart nendest, mis iganes kaart sul siin maa peal ka on olnud. Kõik need jäävad siia maha. Ja jutlustajad ei saa ka VIP-kaardiga sinna taevasse sisse ja ei saa seal mingeid paremaid kohti VIP-kaardiga ja mida iganes. Nad võivad siin maa peal saada vahest paremaid kohti, olgu sellega, kuidas on. Et see üks asi tegelikult, kui ma seda viskasin siia veel, igaks juhuks ma räägin selle asja lahti, et me seda ei mõistaks valesti. Kui me ka isegi näiteks, kui meil on tulemas mõni jutlustaja kas kõnelema või isegi on tulemas koosolekule, mis igalasti me paneme ta ettepoole istuma, see ei ole niivõrd sellepärast, et me tahame neid nagu inimesena ülespoole tõsta, vaid see on see, et me austame seda Jumala andi ja seda Jumala kutset, mis on tema elus. Ja sellepärast me tahame seda teha. Ja see, kui me tehakse ka mõndel koosolekutel jutlustajate jaoks eraldi read või midagi taolist, see ei ole mitte sükene halva mõttega, vaid see ongi sama just, et austada seda andi ja seda kutset, mis Jumal on nende inimeste ellu pannud. Amen. Ja sellepärast see ei ole paha. Okei, lähme tagasi siia siis. Mis edasi juhtus siis? 23 salm ma jäin pooleli ilmutuse 2:23. Ja tema lapsed ma lõpetan surmaga ja kõik kogudused tunnevad ära, et mina olen see, kes katsub läbi neerud ja südamed ja ma annan teile iga ühele teie tegude järgi. Niisiis, me näeme seda väga karmi hinnangut, mis ta annab, aga me näeme, seal on just seesama kohtumõistmine ka, millega haigustega. Amen. Ja see ei ole mitte selles niivõrd teema, et nagu oleks Jumal tahab, et keegi oleks haige olema, vaid Jumal võtab oma kaitse ära. Ja Jumal on meie ravija, kui me käime tema seaduste, tema käskude järgi ja uues lepingus siis armastuse käsu järgi. Amen. Ja see on väga oluline, see on kogu see asja mõte, mis ma tahtsin tegelikult täna välja tuua just, et me mõistaksime seda, et me oleme kutsutud armastuses käima ja see on sinu garantii, et sa võid püsida tervena. Ja sellisel viisil sa saad ka just selle sama sõnakuulmatuse oma elust kaotada ja kõrvaldada. Amen. Halleluuja. Ma eelmine kord ütlesin ka, et ma panen täna ka inimestele käsi peale, kes tahavad vastu võtta oma tervenemist. Piibel ütleb, et haigete peal nad panevad käed ja need saavad terveks. Amen. Aga üks asi, mis ma ennem tahan, et me teeksime, ei pruugi isegi praegu tõusta otseselt, aga siiski ma tahan, et me võtaks aega, kas Sander saaksid tulla sündi taha? Pane see sünd ka vaikselt lihtsalt taustale. Lihtsalt, mis inspiratsioonilt, mis iganes sul südames on mängida. Aga, halleluuja. Et ma tahan ühe asja ennem, kuna see teema on ikka väga oluline, et sa võiksid võtta aega. Ja see ei tee paha, katsuda oma süda läbi. Kas sinu asjad on korras? Kas sinu suhted, kui sa ütleme abielus oled, sinu abikaasaga on korras, kas sa oled õigete hoiakutega? See, et suhted ei ole korras, ei tähenda seda, et sul oli just mingisugune konflikt, vaid küsimus on selles, et sul on üks õige hoiak tema suhtes. Et sa ei tee mingisuguste valede motiivide ja põhjustega teatud otsuseid ja asju ja ei käitu mingil teatud viisil ja ei käi tegelikult armastuses. Et see selle asja enda jaoks, see on sageli asi, mis ei pruugi nagu olla, aga ilmselt kohe välja paista, aga see võib olla üks suhtumine sinu südames. Et sa selle asja võid korda seada enda jaoks. Siis, kas sul on kaaskristlastega asjad korras? Siin on ka jällegi küsimus ei ole selles, üks asi, eriti sulle ei pea kõik inimesed kristlaste mõttes ja isegi koguduses, nad ei pea sulle inimlikult, nagu öeldakse, olema kõik tohutu meeldivad. Inimtüübid võivad olla erinevad ja võib-olla mõni võib-olla ei ole, millest ta ütleme, sinu tüüp või mis iganes. Aga armastus tuleb ta ikka käia. Amen. Sul tuleb ta ikka armastuses käia. Amen. Ja sa õpid teda armastama hoolimata sellest, et ta on võib-olla sellise iseloomuga või sellise olemisega, kuidas iganes. Amen. Aga et sinu hoiakud selle koha pealt on suht korras. Siis üks ala, mida ma veel puudutasin, kas sinul hoiakud ka, ütleme, räägime ajamas mõttes ka Jumala sulaste suhtes, kellega sul on mingi kokkupuude olnud või kellega sa oled, ma ei tea, kellegi jutluse korragi sattunud vaatama või mida iganes või mingeid asju, mis ta on teinud oma elus või mingeid otsuseid ja mis tunduvad võib-olla sulle, et need olid valed või mis iganes ja sa oled võib-olla oma hinnangut andnud selle, sea need asjad korda. See ei ole sinu ülesanne sellega tegeleda, õnnista neid
ja palu Jumala käest andeks, et sa olid seda hinnangut andnud või öelnud selle asja kohta või selle inimese kohta ühte või teist, kolmandat. Amen. Või kui midagi muud on, võib-olla on mingi koguduse suhtes on sul siuke, see on siuke, ei, see on Jumala kogudus. Isegi kui nad tegid asju, võib-olla mõned teevad nende asja võib-olla mitte kõige paremini või võib-olla mitte päris korrektselt. Korintuse kogudus tegi neid asju valesti. Mida Paulus tegi? Need, kes olid juhi rollis, korrigeerisid neid vastavalt vajadusele. Amen. Amen. Sina ei ole kutsutud neid inimesi korrigeerima. Sa ei ole kutsutud neid kogudusi paika panema. Amen. Halleluuja. Mis iganes erinevad asjad, kui midagi on erkinud üles, sea need asjad korda. Ja siis me lähme selle osa juurde just. Ma siin palvetan ise lihtsalt spontaanselt ja juhin seda asja, aga sina räägi ise Jumalaga, kui sul on vaja seda. Sa ei pea nagu öeldakse otsima midagi välja, aga kui on vaja, siis räägi nendest asjadest Jumalaga. Halleluuja. Isa, ma tänan sind, et sina tahad, et me võiksime käia armastuses. Armastuses kõigi oma lähedastega, oma perekonnas, oma koguduses, kogu Kristuse ihus, sinu sulaste suhtes, isa, et meil südame hoiakud ja suhtumised oleksid õiged. Isa, ma õnnistan igat inimest, igat kristlast, igat sinu Kristuse ihu liiget, isa, et sinu tahe las sündida nende elus. Ja isa, otsustan käia armastuses. Isa, anna mulle andeks ka, kui ma olen kuskil midagi suud avanud või liiga palju öelnud asju, mis pole minu öelda. Isa, las sinu tahe saab nendes kogudustes, nende kristlaste eludes teostatud. Ja isa, ma otsustan käia armastuses nendega juhtes. Isa, õpeta igat kogudust ja isa, iga kogudus kasvaks sinu tundmises, iga sinu plaan saaks teostada. Isa, aga Jumala sulased, kes iganes on erinevaid asju tegemas, isegi kui nad on midagi valesti teinud, sina oled isa hindaja. Sina oled see, kes oled kohtumõistja, kui on vaja seda. Isa, me usaldame sinu kätte iga inimese ja iga Jumala sulase. Isa, sina teed nendega tööd, vormi neid, kasvata neid. Isa, ma tänan sind, et see ei ole meie ülesanne neid paika panna, nende üle kohut mõista. Tänu sulle, isa, et sina teed oma head tööd ja isa, me otsustame armastuses käia igaühega, kellega me kokku puutume, isa, ka oma lähedastega ja isegi ka nendega, kes on maailmas, kes ei tunne sind. Isa, me otsustame käia armastuses, ka oma vanematega, isa, nende suhtes käia armastuses, kui isegi nad keegi ei tunne veel sind. Isa, sina oled andnud selle käsu meile, et me peaksime armastuses käima. Ja isa, vastavalt sinu sõnale, sina oled meie ravija. Kui me peame sinu käske ja sinu käsk meil on armastada sind ja armastada oma ligimesi. Sina oled meie ravija. Ja isa, ma tänan sind, et vastavalt sellele, et see printsiibile ma otsustan usaldada sind, et kui ma panen täna ka inimeste peale käsi, sinu tervendav vägi läheb nende ihusse. Ja need haigused, need probleemid, need valud, mis iganes need on ka, need lahkuvad nende inimeste ihudest. Tänu sulle, isa, selle hea töö eest, mis sa teed. Tänu sulle, isa. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Tänu Jumalale. Kiitus sulle, isa. Halleluuja. Tänu sulle, isa. See on oluline asi ka, et kui ma hakkan siin inimesi teenima, et sa ei hakkaks selle ajal moblas ringi surfama, kõrval kellegi inimesega juttu põhjendamatult rääkima, mida iganes muud tegema. Kui sul tõesti on väga kiire kuhugi vaja minna, siis vaikselt võid minna välja, aga selles mõttes, et me austaksime seda ja tunnustaksime seda, et Jumalal on midagi olulist nende inimeste jaoks valmis pandud, kes tahavad täna tervenemise vastu võtta. Amen. Joonatan, tule tõmbame natukene selle kantslise tahapoole. Kuskile sinna. No, libistame vaikselt isegi. Nii, kiitus Jumala. Halleluuja. Halleluuja. Kui sina tahad, et Jumala tervendav vägi võiks sinu ihus asjad korda seada, mis iganes tüüpi haiguse, mis iganes tüüpi probleemi või valuga see tegemist on, sa võid tulla järjest ette. Ma isegi spetsiifiliselt ei kutsu praegu mingi konkreetse haigusega, vaid mis iganes haiguses sa tahad, et Jumal võiks sind terveks teha, tule ette. Jumala vägi on sinu jaoks. Ma võib-olla lühidalt küsin, mis iganes see on. Sa võid öelda, kas sa tuleks ka igaks juks appi ja kas saaks igaks juks mõne meesterahva selja taha neile. Te võite isegi ritta võib-olla võtta siia enam-vähem ja jälgige, et nad mingisuguste kõlarite või asjade otsa ka ei kukuks. Halleluuja. Ma panen selle vaikse peale, et võib-olla on ka vahest inimestel isiklikemaid asju.
ei ole veel täiesti paranenud, okei. Pane talle just sinna sellesse kopsude peale kuskil sinna. Jeesuse nimel ma käsin sellel probleemidel, sümptomitel kaduda ja Jeesuse nimel täielik tervenemine ka siin otsa ees. Jeesuse nimel tänu suisa, sinu vägi läheb tema ihusse praegu. Jeesuse nimel tänu suisa. Jeesuse nimel. Halleluuja. Kiitus suisa. Kas saaks ühe tooli anda sealt? Istu sellega siia peale ja siia. Toetu alt hästi lähedale. Ma mõõdan su jalad igaks üks ära. Ja siin ongi nüüd hetkel näitab küll, et on õige, aga vaatame, võib-olla tulevad mõlemad jalad. Jeesuse nimel jalad õigesse pikkusesse. Jeesuse nimel jalg, puus, selgroog, kõik õiges asendis. Jeesuse nimel jalg, kasva. Kiitus Jumalale, üks tuli pikemaks. Teine ka jalg ka õigesse pikkusesse. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Kiitus Jumalale, mõlemad jalad läksid natuke pikemaks. Pane Kai sinna kuskile põlve peale, kus see kump on seal. Jeesuse nimel ma käsin sellel valul kaduda, veresoontel normaalselt funktsioneerida, liiges toimi normaalselt. Jeesuse nimel. Isa, ma tänan sind. Sinu vägi läheb tema ihusse praegu. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Tänu su, Isa. Halleluuja. Kiitus Jumala. Kaelavalus siis pinge või kangus nüüd aeg, et tuleb läheb. Keera korra ennast siruta vabad käed, aga sirged näpud. Siin tunned, siin on mingi päris suur vahe. Tegelikult, kui sa isegi niimoodi vaatad, siis see on peaaegu sentimeeter. Hoia käed vabalt, selles mõttes aga. Jeesu nimel. Käsi õigesse pikkusesse. Õlg õigesse asendisse, selgroog õigesse asendisse. Jeesu nimel. Kiitus Jumalale. Praegu tuli. Tänu Jumalale. Jeesu nimel ma käsin endal kõigil luudel, liigestel, lihastel, kõigil õigesse asendisse asetada. Jeesu nimel, mis iganes seda valu on põhjustanud, ma käsin ka põletikel kaduda. Jeesuse nimel. Isa, ma tänan, sinu vägi läheb tema ihusse. Jeesuse nimel. Tänu su, Isa. Halleluuja. Kiitus su, Isa. Halleluuja. Kas me vist midagi mõõtsime su jalgu, eks ju? Siis kui ikkagi mõningan aeg möödus juba, istu uuesti. Istu alt kästi lähedale. Tõstan ise su vabad jalad. Joi, näed või? Selles mõttes, kui kandasid vaatad, näe. See on mingi 1,5 sentimeetrit, peaaegu see jalg on lühem teisest. Midagi on sealt, ei ole päris paigas. Jeesu nimel. Jalg õigesse asendisse, selgroog õigesse asendisse. Jeesu nimel. Jeesu nimel. Puusaliigesed õigesse asendisse, selgroog õigesse asendisse, jalg kasva. Jeesu nimel. Jeesuse nimel. Kiitus Jumalale. Praegu tuli, mõlemad läksid ühte pikkusesse. Kiitus Jumalale. Tänu Jumalale. Halleluuja. Kas oli nüüd liiges ka veel ülevalt poolt? Selge. Ma panen käe veel siia ka. Jeesuse nimel. Isa, ma tänan sind, sinu vägi läheb tema ihusse. Kai, kas sa tuleks korra siia üks asi minu südames, ma ei hakka sinna ise käsi panema. Pane kahele poole puusade peale käed. Ja Jeesuse nimel ma käsin puusaliigesed kõik õigesse asendisse. Jeesu nimel kõik õigesse asendisse. Jeesu nimel nihkuga õigesse asendisse. Närvid, lihased kõik õigesse asendisse. Jeesu nimel. Kiitus Jumalale. Halleluuja, tänu Jumalale. Halleluuja, tänu Jumalale. Kui keegi siin lähemal oli, siis üks jalg oli teisest orienteerivalt 1,5 sentimeetrit lühema ja nihkus õigesse asendisse. Kiitus Jumalale. Amen. Kas keegi on veel mingi asjaga?
tule ka siia. Halleluuja. Pane sinna. Jeesuse nimel ma käsin sellel maaprobleemil kaduda. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Täis taastumine. Täis tervenemine. Jeesuse nimel. Kiitus, Isa. Tänu sulle sinu väe eest. Halleluuja. Kiitus, Isa. Amen. Jeesuse nimel, Isa, ma õnnistan lihtsalt tänu su, Isa, täis taastumise ja tervenemise eest. Tänu su, Isa. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Tänu su, Isa. Halleluuja. Tänu su, Isa. Halleluuja. Kiitus, Isa. On nagu. Sirutage oma vabad käed ette. Praegu mõõdu järgi näitab, et oleks nagu õige, aga vaatame, äkki löövad mõlemad. Jeesuse nimel, käed õigesse pikkusesse, käsi kasva. Ja siit üks tuleb. Nii, ütleb teine ka järgi. Jeesuse nimel teine käsi ka õigesse pikkusesse. Kiitus Jumalale. Mõlemad läksid välimuse järgi põika. Jeesuse nimel ma käsin sellel valul kaduda. Luud, liigesed, lihased, kõik õigesse asendisse. Jeesuse nimel, tänu su, Isa. Närvid taastuge. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Tänu su, Isa. Keera võib-olla seda pidi. Sirutage oma vabad käed nagu. Näpud sirgelt siiski. Pane päris sirgeks näpud. Aga mitte pinges. Nii. Siin on, tundub, et see nagu oleks just korjak. Paneme jalad ühele joonele ka igaks üks. Võt nii. Okei. Jeesuse nimel. Käed õigesse pikkusesse. Hakkab üks tulema. Jeesuse nimel. Nii. Siit on üks vahe sees. Jeesuse nimel teine käsi ka õigesse pikkusesse. Õlad, kaelalihased, luud, liigesed, kõik Jeesuse nimel õigesse pikkusesse. Kiitus Jumalale. Praegu läks normi mõlemad. Jeesuse nimel ma käsin neil valudel kaduda. Närvid, liigesed, luud, lihased, kõik Jeesuse nimel õigesse asendisse. Jeesuse nimel, tänu su, Isa. Halleluuja. Saad sa seda teha, mis ennem ei saanud teha või valus või teha? Kiitus Jumala. Amen. Kas keegi on veel? Ja ma tänan sind, et sina oled meie ravija ja Jeesuse nimel ma käsin sellel kühmul taanduma hakata. Jeesuse nimel. Tänu su, Isa. Tänu su, Isa. Luud on tugevad. Ja luu hõrenemine taandub. Ja see kõik, mis iganes on vaja korda seada. Jeesuse nimel tänan, sinu vägi läheb tema imusse praegu. Tänu su, Isa. Loopis luud hakkavad tugevnema. Tänu su, Isa. Kõik varustus, mis iganes on vaja. Ja ma tänan, et see organismis tuleb esile. Sinu vägi on temast tegutsemas. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Halleluuja. Kiitus, Isa. Halleluuja. Kiitus, Isa. Halleluuja, Isa, ma tänan sind. Jeesuse nimel ma käsin sellel bakteril kaduda ja taanduda. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Tänu su, Isa. Jeesuse nimel, Isa, aga seedesüsteem funktsioneeri normaalselt. Jeesuse nimel. Kogu Jeesuse nimel, tänu su, Isa. Tänu su, Isa. Kiitus, Isa, sinu vägi on temast tegutsemas. Jeesuse nimel. Kiitus, Isa. Halleluuja. Tänu su, Isa. Kiitus, Isa. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus, Isa. Jumal on hea
tema heldus kestab igavesti. Aamen. Kiitus Jumalale. Täname meil Jumalat siin lõpus. Teeme ühe asja veel siiski. Palume nende inimeste eest ka, kes on vaatamas. Meil on Kindlamäe peale, me teame, Võrust on inimesed, kes on regulaarselt vaatamas ja mujalt on ka mitmed, kes on vaatavad. Kuna ma ei tea täpselt, mis probleemid või terviseprobleemid on ka lihtsalt usus, kes sa oled vaatamas, pane oma ihu peale oma käsi. Piibel ütleb, haigete peal nad panevad käed ja need saavad terveks. Ja sinu käsi sobib samamoodi. Pane oma ihu peale, kuidas käsi, kui on võimalik sellesse piirkonda, pane sellesse piirkonda, kui ei ole, siis pane üldiselt ihu peale. Isa, ma palun nende inimeste eest, kes on usus oma käe pannud oma ihu peale. Jeesuse nimel ma käsin nendel probleemidel, nendel valudel, nendel haigustel, nendel hädadel kaduda nende inimeste ihudest. Isa, ma tänan sind, sinu vägi läheb nende ihusse praegu ja seab korda kõik, mis seal iganes on probleemideks. Tänu sulle, Isa, sinu tervendava väe eest, mis toimib ka sellisel viisil. Tänu sulle, Isa. Sina oled meie ravija ja sina oled see, kes on hea Jumal ja helde Jumal. Jeesuse nimel. Aamen. Aamen. Kiitus Jumalale. Aamen. Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Aamen. Aga täna me lõpetame. Näeme siis jälle järgmistel koosolekutel. Olge õnnistatud. Mida? Tartun Jumalat ka näha, õigus, muidugi. Tõuseme üles, täname veel Jumalat. Enne kui veel lõpetame. Mõtled vahest mujale. Halleluja. Tänu su, Isa. Isa, tänan sind, et sa oled hea, sa oled helde, sa oled armuline. Isa, tänan sind tervenemiste eest, ma tänan sind elu muutuste eest, ma tänan sind lahenduste eest ja vastuste eest, mis on sinu sõnast tulnud meile. Tänu sulle, Isa. Kiitus su, Isa. Kiitus ja ülistus sulle, Isa. Ülistus sulle, Isa. Austus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, et Isa, sinu vägi on tegutsemas nende inimeste ihudes ja see tervenemine on nende oma. See kuulub neile. Tänu su, Isa. Kiitus su, Isa. Tänu su, Isa. Jeesuse nimel. Aamen. Ma usun, et see on alati oluline Jumalat tänada, aga nüüd me võime päriselt lõpetada ja näeme siis järgmistel koosolekutel.